Iraan on taas hakanud pommitama laevu Hormuzi väinas ja kriis puudutab nüüd otseselt Ameerika Ühendriikide mereväge. Sel esmaspäeval 4. mail 2026. Pinged tõusid pärast uusi rünnakuid kaubalaevade vastu ning teateid kiirkaatritest, mis on seotud revolutsioonilise kaardiväega. Ja Iraani väide, et Ameerika laeva pihta tulistati rakette. Washington eitab, et ükski Ameerika Ühendriikide mereväelaev oleks pihta saanud, kuid Trumpi vastus on projektiga Vabadus juba käiku läinud. Operatsioon, mille eesmärk on taas avada läbipääs, saata kaubalaevu ja näidata, et Teheran ei otsusta üksi, kes siseneb ja kes lahkub ühelt planeedi tähtsaimalt marsruudilt. Kõige tõsisem hetk saabus siis, kui Iraani agentuur Fars väitis, et Ameerika Ühendriikide sõjalaev sai Jaski sadama lähedal Hormuzi väina lõuna sissepääsu juures 2 raketiga tabamuse. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, Milson Alvese usaldusväärsuse standardi järgi. Pingete kasv hakkas hoogu koguma pühapäeval 3. mail, kui vähemalt 2 alust sattusid piirkonnas rünnakute sihtmärgiks. Üks neist, vastavalt Briti seireandmetele avaldatud mereteabele, sai tundmatute mürskude tabamuse 78 meremiili kaugusel Fujairah põhja pool Araabia Ühendemiraatides. Meeskond jäi turvaliselt ning keskkonnamõjust teateid ei olnud, kuid sõnum oli selge. Iraan kasutab hirmu merel survevahendina. Teine rünnak Iraani rannikul Siriki lähedal hõlmas väikeseid relvastatud paate, mis ründasid kaubalaeva. Selline tegevus ei pea suurt laeva uputama, et mõju avaldada. Piisab marsruudi katkestamisest, kindlustuskulude tõstmisest, transpordifirmade hirmutamisest ja iga ületuse muutmisest ohtlikuks panuseks. Revolutsiooniline kaardivägi teab seda. Seetõttu kasutabki nad pidevalt kiirpaate, droone, rakette ja pidevaid ähvardusi. See on kurnamissõda merel, mille eesmärk on väsitada ülemaailmset kaubandust ja sundida Washingtoni surve all läbi rääkima. Kõige tõsisem hetk saabus siis, kui Iraani agentuur Fars teatas, et Ameerika Ühendriikide sõjalaev olevat saanud Jaski sadama lähedal Hormuzi väina lõuna sissepääsu juures 2 raketiga tabamuse. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus eitas, et ükski Ameerika laev oleks pihta saanud. Aga juba selle versiooni olemasolu näitab, kuidas Teheran püüab näidata jõudu, isegi kui Washington paigutab piirkonda hävitajaid, lennukeid ja tuhandeid sõdureid. Ameerika vastus ei tulnud ainult sõnades. Keskväe juhatus teatas, et nende väed alustasid 4. mail projekti Vabadus toetamist, mille missiooniks on taastada kaubalaevanduse vaba liikumine Hormuzi väinas. Operatsioon hõlmab juhitavate rakettidega hävitajaid, üle 100 maismaa ja merel baseeruva õhusõiduki mehitamata platvorme ning 15 000 sõjaväelast. Admiral Brad Cooper kinnitas, et missiooni toetamine on oluline piirkondliku julgeoleku ja ülemaailmse majanduse jaoks. Tegelikult teeb Trump karmi käiku. Ta saadab Ameerika mereväe teele, juhendab kaubalaevu sõjalise toetusega ületama ning sunnib Iraani valima, kas taanduda või rünnata otse Ameerika Ühendriikide vägesid. Kui Teheran tulistab kaubalaevade pihta, paljastub ta kui rahvusvahelise kaubanduse vastu agressorina. Kui ta tulistab Ameerika laevade pihta, avab see ukse palju karmimale vastusele. Seetõttu ei ole projekt Vabadus lihtsalt saatemissioon, vaid see on autoriteedi proovilepanek merel. Reuters teatas, et 2 Ameerika Ühendriikide mereväe juhitavate rakettidega hävitajat sisenesid lahte, et murda Iraani blokaad ning 2 Ameerika lipu all sõitvat kaubalaeva ületasid Hormuzi väina. See näitab, et Washington ei kavatse kriisi lihtsalt hukka mõista. Washington kavatseb kriisist läbi minna päris laevade, reaalse saatjate ja nähtava sõjalise kohalolekuga. Iraan vastas ähvardustega. Iraani sõjaväevõimud ütlesid, et kaubalaevad ja naftatankerid peavad oma liikumist Iraani vägedega koordineerima. Ja nad hoiatasid, et välisjõude, eriti ameeriklasi, rünnatakse, kui nad üritavad ilma koordineerimata väina piirkonda läheneda või sinna siseneda. See hoiatus näitab Teherani katset muuta rahvusvaheline laevatee omaenda sõjalise juhtimise all olevaks piirkonnaks. Probleem Iraani jaoks on see, et Hormuzi väin ei ole lihtsalt suvaline marsruut. Näiteks Total Energies teatas aprilli lõpus, et ei taaskäivita osa oma tootmisest Lähis-Idas, enne kui Hormuzi väina läbimine on stabiliseerunud, kuna piirkonnas on kinni 9 naftatankerit.
aruanne näitas, et vedu läbi väina langes enne kriisi enam kui 20 miljonilt barrelilt päevas, umbes 3,8 miljoni barrelini päevas aprilli alguses. See erinevus näitab, kui suure löögi Iraani kontroll naftaliiklusele andis. Selle loogika kohaselt on Vabaduse projektil 2 selget eesmärki. Esimene on vabastada lõksus olevad laevad ja taastada kaubanduslik läbipääs. Teine eesmärk on survestada Iraani majanduslikult, vähendades tema võimet kasutada väina väljapressimise allikana. AP teatas, et Ameerika Ühendriigid hoiavad Iraani sadamate ümber mereblokaadi alates 13. aprillist ning keskväe juhatuse andmetel on 49 kaubalaevalt kästud tagasi pöörduda. See strateegia on karm, sest see sihib Teherani finantssüdant. Iraan püüab oma sõjalist nõrkust kompenseerida geograafilise kontrolliga. Kuna ta ei suuda avamerel Ameerika mereväega võrdsetel tingimustel võidelda, panustab ta miinidele, droonidele, kiirpaatidele ja valikulistele rünnakutele haavatavate laevade vastu. See on hirmutamistaktika. Aga nüüd, kui Ameerika hävitajad on marsruudil, kannab iga Iraani ähvardus suuremat riski režiimile endale. Asjalugu näitab, et selline vastasseis Pärsia lahes võib kiiresti muutuda laastavaks vastulöögiks. 1952 aastal natsionaliseeris Egiptuse president Gamal Abdel Nasser Suessi kanali, mis on oluline ühendustee Euroopa ja Aasia vahel. See otsus kutsus esile Suurbritannia, Prantsusmaa ja Iisraeli sõjalise pealetungi Egiptuse vastu, samal ajal kui Ameerika Ühendriigid, Nõukogude Liit ja ÜRO avaldasid survet taganemiseks. Juhtum näitas, et merekoridori kontrollimine ei tähenda ainult laevade kontrollimist. See tähendab surve avaldamist valitsusele. Punasel merel rünnakud kaubalaevade vastu sundisid lääne koalitsioone tugevdama saatjaid ja sõjalisi tegevusi, et kaitsta Suessi kanaliga seotud marsruute. Adeeni lahes sundis Somaalia piraatlus mitmeid riike hoidma alalisi patrulle, et takistada väikestel relvastatud rühmadel ülemaailmset marsruuti kontrollimast. Lõuna-Hiina merel vaidlusaluste alade militariseerimine. Mostró como passagens marítimas võivad muutuda strateegilise surve vahendiks. Kõigil neil juhtudel püüab marsruuti kontrolliv pool kontrollida hinda, hirmu ja teiste käitumist. Nüüd püüab Iraan Hormuzi väinas seda loogikat korrata veelgi ohtlikumal tasemel. Erinevus seisneb selles, et selles väinas ei liigu ainult tavalised kaubad. Seetõttu ei sekkunud Ameerika Ühendriikide merevägi ainult selleks, et kaitsta Ameerika lipu all sõitvaid laevu. Nad sekkusid selleks, et takistada revolutsioonikaardiväel muutmast rahvusvahelist koridori väljapressimise vahendiks. Rohkem kui 100 õhusõiduki, hävitaja tüüpi sõjalaeva ja mehitamata platvormi kohalolek näitab, et Washington soovib pidevat järelevalvet. Peamine punkt on see, et Iraan pommitas rohkem laevu, tõstis pinget Ameerika sõjalaevade vastu ja seisab nüüd silmitsi organiseeritud sõjalise operatsiooniga, mille eesmärk on murda Iraani kontroll Hormuzi üle. Kriis sai alguse kaubalaevade ründamisest, jätkus ähvardustega mereväe vastu ja jõudis suurema vaidluseni. Kes kontrollib seda läbipääsu? Revolutsiooniline kaardivägi või Ameerika merevägi? Mida rohkem revolutsiooniline kaardivägi ründab laevu, seda rohkem saab Trump argumente, et edasi liikuda Vabaduse projektiga ja muuta surve Iraani vastu otseseks vastuseks merel. Mina olen Milson Alves News ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõepäraselt kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.